Tere tulemast tagasi minu kanalile. Käes on Eurovisiooni nädal ja täna, kui see video üles läheb, on Eurovisiooni esimene poolfinaal. Ja ma tegin eelmine aasta siis sellise nagu kokkuvõtliku eelvideo, mida saaks vaadata enne Eurovisiooni, et saaks üldse aru, mis see aasta toimub. Kindlasti on siin mu kanalil Eurovisiooni fänne, nii et ma usun, et teile meeldib see segment. Siin on mingid päris huvitavaid faktikesi, mis ma leidsin selle aasta kohta. Nii et jaa, ma olen väga elevil. See on üks mu lemmik nädalaid tervest aastast iga aasta ja ma olen nii valmis sinna lainele minema. Teeme kiire sellise ülevaate, mis on meil uut või mis üldse iseloomustab 2026. aasta Eurovisiooni. Alustame sellest, et Eurovisioon saab 70 ja siis mul tuli meelde, et preemia, kes saatis mulle just paki, sai ka 70. Nii et nagu need palju õnne õhupallid sobivad siia ime hästi. Korra siia, kui te näete, et ma olen super fancy, siis tegelikult ma lähen Kaisa üritusele täna. Nii et ma ruttu enne seda filmin selle teile. Mis siis iseloomustab seda aastat? No ma arvan, et kõik on näinud. Samas ma ei tea, aga ühesõnaga siin on olnud palju draamat selle ümber, et see Iisrael ikkagi osaleb. Ja eelmise aasta lõpus siis korraldatigi selline nagu hääletus riikide poolt, et kas Iisrael peaks Eurovisioonil osalema. Ja ütleme nii, et see poleks mitte kuidagi saanud minna ei ühte ega teistpidi nagu hästi. Et ükskõik kas otsustati, et ta jääb või ta ei jää, mõlemat pidi oleks olnud mingid kaotused. Sest olid ühed riigid, kes ütlesid, et ei, Iisrael peab osalema, see pole mingi poliitiline võistlus. Ja siis olid vastupidi need riigid, kes ütlesid, et kui Iisrael osaleb, siis meie ei osale. Et me ei toeta seda, et te annate võimalusi sellisele riigile. Ja mis siis juhtus? Ikkagi lõpuks hääletati, et Iisrael võib osaleda. Üks reegel, mis muudeti ära, ma ei tea, kuidas see nüüd nagu välja peaks nägema, aga et minu arust hääletuste kord on nüüd väiksem, et ennem oli 20, vist ühe inimese poolt on 10, kui ma ei eksi appi. Ma ei saa teile vale väiteid jagada, oodake. Okei, jah, nüüd muudeti see ära 10 peale, et ennem oli 20. Ja siis midagi oli ka selle nii-öelda riigi poolt rahastamisega. Ma ei mäleta, mis seal oli, aga seda ka ei lubata enam. Või midagi siin oli. Ühesõnaga selline reegel on, et kui sa hääletad netis, siis see krediitkaart või üldse kaart, mis sul on seotud sellega, et see peab olema samas riigis, kus sa samal hetkel hääletad. Et kui sa oled näiteks reisil ja tahad hääletada, siis see ei lähe arvesse. Sest et sa ei ole omas riigis. Miks see kõik siin praegu tehti, oli sellepärast, et Iisraelil oli eelmast väga suur jama sellest, et esiteks riik neil maksis kinni väga suure osa reklaamist, mis ka ei ole vist eetiline, ma ei tea, midagi seal on sellega, et seda vist ei tohi nagu teha niimoodi, nagu nemad seda tegid, sest teles ma mäletan selle tšiki mingi intervjuud tulid, et mingi tere Estonia või tere Eesti või midagi sellist ja siis ta seletas mingi hääletamine poolt, siis ma mingi wow, et ma ei arvanud, et nagu niimoodi võib üldse reklaamida. Et seal on tegelikult päris karmid reeglid, kuidas sa võid oma nii-öelda riiki ja laulu reklaamida. Ja siis see ka, et kuna Iisraelis on ikkagi päris palju rikkaid inimesi, et siis mis nad tegid, olid see, et nad ostsid nagu hääli, et läksid, olidki teises riigis, ostsid sealt, ühesõnaga, et sellist rohkem ei juhtuks, siis tehtigi see nii-öelda reeglite karminemine. Jah, ja minu arust see on täiesti arusaadev ja loogiline, et nii peakski olema. Kes meil nüüd see aasta ei osale? Hispaania, Holland, Iirimaa, Sloveenia, Island. Nemad siis otsustasid loobuda see aasta. Ja näiteks Hispaania on ju suur riik, nii et üks suur riik on meil vähem. Aga samas 3 riiki, Bulgaaria, Moldova ja Rumeenia tulid tagasi. Meil on see aasta siis 35 riiki, kes võistlevad ja see on tegelikult pärast 2004. aastat, kui üldse tehti need semifinaalid, see on kõige madalam osalejate arv. Lihtsalt mõelge, kui ei oleks Iisraeli jama, siis meil oleks tegelikult 67, 89, 40. Nii et it's okei. Ja kuna Eurovisionil on juubel, siis tahetakse seda tähistada ikka korralikult ja kuna Ameerika on siin võtnud nagu sellist õppust, nad vist tegid ainult ühe korra seda nii-öelda Ameerika Eurovisioni ja siis seda vist rohkem pole toimunud, aga Aasia plaanib ka nii-öelda enda Eurovisioni teha ja sellel novembril siis Bangkokis see ka toimub. No väga põnev. Hääletuses on üks asi veel.
et lisaks osalevatele riikidele saavad hääletada inimesed riikidest, kes ei osale. Ja need hääled liidetakse üheks ülejäänud maailma punkti komplektiks. Selline asi. Siis räägime natuke skandaalidest. No see oli üks suur skandaal, see kogu hääletus ja see, et kas Iisrael osaleb või mitte. Siis järgmine skandaal, mis oli, ma ise sellest nagu ei olnud teadlik, aga Austria Rahvusringhäälingu juht astus tagasi, sest teda süüdistati seksuaalses ahistamises. Siis paljud fännid ütlevad, et nemad boikoteerivad, nad reaalselt planeerivad mitte vaadata, no big deal, aga tahavad mingi tulla massirahutusi tegema sinna ja politsei on nüüd nagu kõrgendanud oma neid mis iganes kaitseasju, ja see ei ole olnud tavaline Eurovisiooni puhul. Ikka mingid nagu kaitsemeetodid on, aga nagu see, et seda on nii kõrgendatud sellel aastal, et see on pigem esmakordne. Paljud tagastasid isegi piletid, on siin kirjas. No aga miks sa ei anna mulle siis nagu, ma ei saa, need Eurovisiooni piletid by the way lähevad nagu niimoodi, sa ei saa neid, sa lihtsalt ei saa neid. Lähme siis actide juurde. Mul on igast actist võib-olla natukene rääkida, mõnest rohkem, mõnest vähem ja korra räägime lauludest ja siis räägime, kas minu lemmikud ja üldse, mis meid ees ootab. Esimene poolfinaal, Moldova, Satoshi Viva Moldova. Põhimõtteliselt siis mingi elagu Moldova või midagi sellist. Räägime korra siis artistist endast. Ta õpetas endale ise trumme mängima ja tema üks taustalauljatest Aljona Moon, mis iganes, tema siis esindas Moldovat 2013. aastal. Ja laulu kohta oskan nii palju öelda, et see oli mingi veider folgilik räpp. Pole kindel, mis seal laval toimus, veits kaos, no ei tea. Avanumbriks, no ma ei tea, eks näis, võib-olla üllatavad, aga mitte midagi ütleva laul, ütleme nii. Siis teiseks Rootsi. No Rootsi iga aasta oskab neid bängereid kohe luua. No selles mõttes, et selle aasta Felicia, My System, Felicia, ma ei tea, kuidas tema nime hääldatakse, ma siin kindlasti panen täiega pange nendega, aga jah, et need laulud on tihtipeale hästi sarnased ja näiteks see laul meenutas mulle kohe Loreeni, põhimõtteliselt sarnase ülesehitusega, natukene ka sellist nagu kaskaada, Lady Gaga vaibi sinna ja jällegist üks asi, millest ma ei saa aru, miks Rootsi seda teeb, ma tahaks nagu neilt endalt küsida seda, vaatan videot ja no mis ma näen, 6 tantsijat. Aga lavale võib võtta 5, sest laulja on ise ka ju. Kes nüüd jälle maha jääb? Eelmine aasta oli Rootsis samamoodi, kui see saunalaul oli. Oli 3 meest ja siis 4 inimest tantsimas. No, ja Eurovisioniks on vaja ju ainult 6, nii et üks jäi välja. Ja nüüd see aasta jälle. Nagu imagine, sa juba tead, et nagu sa õppisid terve seal kavara, sa nägid vaeva, sa võitsid. Ja siis sulle öeldakse, et täpselt sina jääd välja. Miks nad teevad nii? Tee kohe oma lavashow nii, et sa saad selle sama squadiga minna Eurokale. Aga korra rääkides temast, siis tal on selline asi, et tal on see mingi mask ees. Ja kuskilt ma kuulsin niisugust infot, et põhimõtteliselt ta oli kunagi vist mingi labeli all ja nemad nagu kontrollisid teda ja siis tal oli ka vist see mingi nagu undercover asi ja nüüd, kui ta selle labeli alt ära tuli, siis ta tahtis nagu jätkata selle maski asjaga, ma ei tea. Ma täpselt ei saanud aru, miks tal see mask ikkagi on. Kui ma ei eksi, siis ta võtab siin laulu lõpus selle maski ära, kui ma õigesti mäletan. Aga vaatame, kas ta Eurovisioonil teeb. Minu arust ta võttis ära. Ta võitis Rootsi versiooni maskis lauljast. Veel üks põhjus, miks ta nii-öelda seda maski kannab, on see, et tal on väga suur sotsiaalne anxiety, ärevus ja sellepärast ta tahabki seda maski kanda. Ja temaga oli niisugune pisika skandaal siin mingi aeg tagasi, et ta siis avalikustas või andis märku, et tema ka ei taha, et Iisrael osaleb ja ta ütles niimoodi isegi, et ta teeb kõik, et Iisrael ei võidaks. Nii et jah, siis see Ebu, see, kes on see nii-öelda korraldaja, eks ju, või see programmi, mis iganes see, nagu meil on ERR, eks ju, neil on Ebu, mina üldse Eurovisionil, et siis nemad siis ametlikult pidid reageerima. Üks selles mõttes favoriite, et nad ei võida, aga neil läheb ilmselt hästi. Horvaatia, Lelek Andromeda. Ühesõnaga, see on mingi naiste seltskond ja siin oli siis selline väike huvitav detail, et Dora, see on siis nende versioon Eesti laulust. Nad osalesid seal 2025. aastal, aga üks grupi liige läks ära,
mingi perekondlikel ja ärilistel põhjustel, siis tuli keegi teine naine asemele, aga siis seesama naine lahkus ikkagi ära, neil olid mingid draamad seal ja siis see eelmine tšikk tuli tagasi. Selline draama oli seal siis. Aga laulust siis minu jaoks laul oli hirmus. Kinutasin, et mingid kolti naised ja ärge pange tähele minu neid väikseid kommentaare, aga lihtsalt minu jaoks oli neiukese hirmsam versioon. Ma ei oska seda seletada. Kas te mäletate seda laulu? See esikindas summaga verati. Ma ei tea, miks ma sellise võrdluse lõin siia, aga ma ei saanud sellest mööda vaadata. Siis Kreeka, Akilas Ferto. See on üks suur favoriit. Minu jaoks hakkab juba veits ära tüütama see, et iga aasta peab see keegi olema, kes midagi nii-öelda pulli teeb. Meil algas see kõik ju sellest Kääriast, siis tuli Joost, siis tuli Tommi. Ja ma arvan, et me võiksime selle 3 piirduda, et see on nagu täitsa okei seltskond juba. Aga ikka tahab tulla keegi ja teha nii-öelda ka midagi sellist. Ühesõnaga, tema puhul on see, et tal on mingi kassimüts peas. Ma ei tea, miks see vajalik on. Tema kohta oskan nii palju öelda, et ta sai viraalseks või läks viraalseks oma TikToki mingite videotega, õppis kokaks ja selle laulu kohta ma olen kirjutanud, et mingi mees kiisu arvutilaul. Ja also, et ta on mingi Psy wannabe. Psy on see, mäletad, Gangnam Style, ta andis mulle seda vibe'i veits. Minule see laul väga ei meeldi, nii et ei saa aru mina, miks see favoriit on, aga lähme edasi. 5. Portugal. Bandidos Tocante Rosa. Nii. Siin on siis, ma ütlen kohe mitu meest, 1, 2, 3, 4, 5 meest. Ja nende kohta oskan öelda nii palju, et neil oli üks laul Amigos Coloridos. Amigos Coloridos. Nii seksikalt kõlab. See oli üks Portugali kõige populaarsemaid laule. Ja neil on üle 200 000 kuulaja kuus. Ja nad täidavad kõige suuremaid Portugali lavasi. No tore. Need minu kommentaarid, they crank me up, aga see on siis meeste ballaad ja ma olen siia kirjutanud, et Leto Sveti ballaadi versioon. Ma ei suuda. Miks ma need... Ühesõnaga, kui te näete, siis ma arvan, et te saate aru, mis ma mõtlen selle all. Nii, 6. Bzikebi on replay. Ma ei tea, kas see oli õigesti. Aga see Bzikebi on siis 2 naist, 1 mees, selline väike bändikene ja nendega on siis selline huvitav fakt, et nemad võitsid aastal 2008 Junior Eurovisiooni. Neil oli selline mingi mesimummude laul ja nad laulsid seal oma väljamõeldud keeles ja mingi põhimõtteliselt käisid seal ringi, eks ju. Ja nad võitsid sellega. Ja nüüd nad on tagasi ja üldse nad olid esimene Gruusia päritolu seltskond, kes üldse on Eurovisiooni võitnud. Ja seal videost ma vaatasin, et neil oli päris huvitav koreograafia. Ja üldse minust väga huvitav kombo, 2 naist, 1 mees. Et jah, laul ei olnud jällegist mitte midagi huvitavat, aga eks näis. 7. Ja see on kahjuks või õnneks meie selle aasta võitja. Seda ma võin teile kinnitada. Soome. Lõpuks ometi nad saavad oma võidu, pange tähele. Ma arvan, et siin ei ole isegi seda, et ma ei tea, kõik võivad võita. Ei, see on suht kindel, et nad võidavad. Aga kes meil on siis? Linda Lampenius ja Peete Parkkonen. Korra räägin siis nendest endast. Minu arust üks väga huvitav kombo, et viiulimängija ja siis laulja. Et kuidas nad üldse kokku said? Ühesõnaga see Linda on mänginud siis väga suurtes orkestrites. Tal on oma siidribränd. Ta on olnud ka Soome X-Factori kohtunik ja ta on olnud ka Playboy kaaner. Ma selle venna kohta nii palju infot ei leidnud või niukest, mis oleks huvitav, aga mida ma oskan öelda on see, et Soome finaalis, kus nad siis võistlesid, said nad kõige rohkem hääli žüriilt ja kõige rohkem hääli publikult ja see on siis ka overall nagu läbi aegade rekord. Highest score ever. Nii et ilmselgelt kohtunikud ja publik olid samal lainel ja kui ma räägin nüüd laulust endast, siis teate, mulle tegelikult üldse ei meeldi, et ta soome keeles laulab, aga selles laulus on miskit. Ma ei oska seda seletada, ma kuulasin seda, ma panin seal käima ja mul lihtsalt tõusid ihukarud püsti ja ma olin mingi, see laul ei ole mitte midagi, aga see energia, mis seal laval on ja see, kuidas see naine seda viiulit mängib, nagu
see on midagi teistsugust ja sa ei oska seda seletada. Ma ei ümise seda laulu, mul ei ole isegi meeles, kuidas see laul käib. Aga see, mis seal laval toimub, kuidagi nagu see energia, ma arvan, et ongi see, mis teeb selle nagu wow momendi. Muidu on Eurovisionil reegel, et pille ei mängita laivis, see on lihtsalt liiga keeruline, aga tema puhul tehti erand. Isegi Aleksander Rybak ei saanud kunagi mängida laivis. Aga jah, temale tehti erand sellepärast, et õigustati seda sellega, et see viiuli mängimine ei ole lihtsalt mul taustaks, vaid see on reaalselt tema nii-öelda instrument. Kui üks laulab, siis tema mängib talle nagu viiulit, et see on nende nagu kahekõne. Ja kuna tunti, et see on ikkagi sama suure tähtsusega, kui on see laulu osa, siis tal lubati seda teha. Ja nüüd ongi see, et kui Soome võidab, siis tõenäoliselt Iisrael järgmine aasta osaleda ei saa, sest Soome on juba öelnud, et nemad ei tahaks Iisraeli kaasata. Pigem on suur favoriidid ja mul on hea meel, et Soome siis taas üle pika aja võidab, sest viimane esimene ja ainuke kord, kus nad on võitud, on olnud Lordiga ja see oli mingi 2007 või ma ei tea midagi sellist. Nii et it's time. 8. Montenegro, Tamara Zivkovic, ma ei tea, Nova Zora. Ja mul ei olnud selle naise kohta mitte midagi huvitavat kirjutada. Ta on üks tuntuvaid artiste Montenegros. Mu kommentaar on selline, et kurjad naised, hea on ainult siis, kui inglise keeles laulab. Järgmiseks on meil Eesti, Vanilla Ninja, Too Epic to be True. Te ilmselt juba teate, mis ma kõigest sellest arvan. Minu jaoks ikkagi oli keegi teine võitja. Aga liigume edasi. Las nad lähevad, las nad teevad ja thank God, et nad tegid selle rocki versiooni, sest see on kordades parem ja me oleme tõusnud väga palju seal üldskooris. Et kui enne ennustati meile suht niukest viimast kohta, siis enam mitte. Ja kui te küsite, kas Eesti saab finaali, ma ütlen niimoodi, et kõike võib juhtuda, sest et tegelikult see minu arust esimene poolfinaal ei ole väga tugev. Ma ei tea, nad võivad üllatada, aga mul ikkagi nagu sisetunne ütleb, et see aasta jääb meil vahele. Ma ei tea, lihtsalt on sisetunne selline. Kui saavad, amazing. Aga jah. Vanilla Ninjat te ise ka teate, ma arvan, et nendest mul pole mõtet nii palju rääkida. Küll aga kes ei tea, ma arvan, et kõik teate, aga nad on käinud tegelikult kunagi Eurovisionil, aga Šveitsi esindamas oma Cool Vibes lauluga. Kuigi ma kirjutasin siin, et polegi nii halb pärast teisi kuuldes, sest et väga paljud laulud on sellised suht mõttetud. Ma ei tea, tegelikult äkki ka saavad edasi. Ma ei tea. Okei, ma jään 50-50. Ja peale meid on siis kohe Iisrael. Ja Iisrael esindab siis keegi Noam Bettan, Michelle. Ta võitis 2026. aastal sellise nii-öelda võistluse nagu Rising Star. Ja eelmise aasta Iisraeli võitja, üks see naine, on siis selle aasta laulu co-writer ehk siis kaasautor. Ja mis ma kirjutasin selle laulu kohta on see, et sellel on väga, sellel kutil on väga nice vokaal. Laul ise on väga ilus ja väga hästi laulab. Nõme, et seda varjutavad need mingid niisugused skandaalid. Minul on täiesti ükskõik kõigest. Mina tahan, et kõigil oleks hästi, aga ma saan aru, miks inimesed on pahased. Belgia, Esila Dancing on the Ice. Tema artisti nimi on siis Esila, aga tema päris nimi on Alise. Ehk siis see on nagu tagurpidi Elisa. Ehk siis ta niimoodi panigi oma artisti nime. Ta on osalenud Belgia The Voice'i saates. Ta sai seal teise koha. Esimese koha sai üks kutt mingi Jeremy ja tema siis käis esindama Belgiat aastal 2022 Eurovisionil. Ja kommentaariks on mul lihtsalt, et klassik pop laul. Järgmiseks Leedu. Leon Sekah, ei tea, Solo Quero Mas. Selle härraga nüüd see, et tema on püüdnud väga palju pilku see aasta sellega, et ta on hõbedane. Ta on nagu hõbedasega kaetud ja tegelikult, kus see tuleb, on see, et ta tegelikult räägiga. Ja see on tema pigem üks kõige tagasihoidlikumaid nii-öelda looke. Ta avas sellise koha nagu Studio 91. See on siis niisugune koht, kus saab korraldada näitusi, esinemisi ja seal on ka esimesed dragi nii-öelda workshopid, mis Leedus olid, vist midagi sellist. Ja ühesõnaga, ta on väga tuntud Leedus just selles dragi skenes. Ja mis ma kommentaariks panin, oligi see, et mingi hõbe mees ja natuke ooper. Et see hääle ulatus on tal päris hea. See aasta ütlen ausalt, ega väga palju häid laule ei ole. Kuigi alati on ju see, et lavasshowd teevad laulud
nagu elusamaks või nagu äratavad laulud ellu ja siis hakkad lauludes nägema seda võlu. Aga noh, tavaliselt mul ikka on nagu rohkem laule, mis jäävad kohe silma, aga see aasta väga mitte. Järgmisena San Marino, Zenith feat Boy George, Superstar. Boy George on üks Inglismaa artist. Ma arvan, et te teate teda võib-olla välimuselt. Ta mulle välimuselt nagu kohe meenus, et see on ju see vend. Ja San Marino on siis kombeks saata igast mingi välismaa artiste ja noh, sest et see Zenith, eks ju, ma ei tea, kus ta nime öeldakse. Tema osales Flowridaga, mis aastal see oligi? Rotterdam. No, ühesõnaga, siis kui oli seal Hollandis, siis nad olid Flowridaga, neil on vist coin'i, ma ütlen. Ja see sama naine oli siis ka, ta on teinud ühe laulu koos Tory Lanesiga. Kes ei tea, kes on Tory Lanez, siis noh, Heelsi maailmas ikka päris paljud teavad, ta teeb sellist väga nagu seksimuusikat. Okei, võib-olla mitte päris seksimuusikat, aga tal on laule, mis on nagu mega hotid. Aga see tädi ise on käinud Eurovisionil juba päris palju. Ta käis siis 2011. aastal. Siis ta pidi osalema 2020. aastal, aga siis oli koroona obviously. Siis ta oligi seal Rotterdamis. Järgmiseks Poola. Alicia Prey. Nii ta on võitnud siis Poola The Voice'i. Üks asi, mida ma pean siia vahele ütlema. Nüüd hakkab jälle see aeg mu elus, kus ma hakkan vaatama neid laulijaid ja enamus neist on minust nooremad. Ma olen mingi, oh my god, I'm getting old. Aga mitte enamus, aga väga paljud on mingi 2098, 2004, 2008. Ma olen mingi, oh my god, 2008, 12. Ja üks tädi on 2008 sündinud. Ta varsti tuleb siin. Ja tema oli samasugune, et tema pidi osalema aastal 2020, aga siis tuli koroona ja siis ta tahtis sellest järgmisel aastal osaleda, aga siis teda valitud ja nüüd ta siis lõpuks saab oma võimaluse. Ja selle laulu kohta ma kirjutasin, et koor väga võimas, ta hääl on imeline, järsk on mingi räpp seal vahepeal. Jällegi, ma ei saa aru. Selline lause mulle siia kirjutatud. Mabel vibes. Kas te teate, kes on Mabel? See don't call me up, I'm going out tonight. See tädi. Tema vibes, see näeb temaga väga sarnane välja. Ja siis ma kirjutan, aga chica ain't giving energy. Ma peaksin olema kuskil mingi talk show host ja nagu nende kommentaaridega seda tegema, sest nagu amazing. Aga jaa, ta oli lavalt täiesti tühi. Nagu laul on äge, lavashow on äge, aga she is giving us nothing. Eks näis, mis ta seal Euroka laval teeb siis. Ja viimane esimesest poolfinaalist on Serbia. Lavina Kraimene. Metalbänd. Loodi 2020 ja siis ma panin, et mingi creepy goth-mees, mingi rockilaul. Olli Wannabe. Obviously nad ei tea, kes on Olli, aga minu jaoks lihtsalt jah. I can't unsee it. Ot, ja see oli meie esimene poolfinaal. Teine poolfinaal. Alustame Bulgaariaga. Tara Pangaranga. Pangaranga. See on mingi vaip. Ta on osalenud X-Factori saates. No enamus neist on kuskil laulusaates läbi käinud. Ta sai seal 3. koha aastal 2015 ja teise koha sai üks Kristjan Kostov, kes esindas Bulgaariat 2017. aastal ja ta sai teise koha, kui ma ei eksi, et ta on nagu üks kõige paremaid Bulgaaria, ta ongi vist kõige tugevam Bulgaaria act, kes on olnud, sest ta sai nagu nii kõrge koha. Siis ta on osalenud ka Su nägu kõlab tuttavalt saates, Bulgaaria versioonis, sai seal 3. koha. Okei, mul on siin selline lause, et ta tahtis loobuda võistlusest, aga siis ta ikkagi kinnitas, et osaleb. Ma ei mäleta, kas see oli näosod, ei, see oli ikkagi Eurovisiooni kohta. See tšikk on väga ilus, või nagu ma ei tea, minu arust on väga ilus ja ta meenutab mulle seda ühte Iisraeli naist, kes laulis seda mingit unicorni laulu. Ja veel kommentaariks mul on pandud siin, et huvitav tantsilavastus, aga vale kostüüm. Ehk siis see kostüüm, mis tal oli seal oma riigis seljas, no see ei läinud kohe üldse. Teine riik, Aserbaidžan, Jiva, Just Go. Ta on varem üritanud Eurovisionile pääseda, aga sai 3. koha aastal 2011 oma riigis siis. Ja mis ma veel oskan öelda, et mulle tundus, et see oli esimene selline korralik ballaad. Et see aasta üldse on väga vähe ballaade ja rohkem on sellist nagu tantsumussi. 3. Rumeenia, Aleksandra Kapitanescu Choke Me. No see on väga controversial.
sellepärast, et seda laulu süüdistatakse selles, et sellel on vale sõnum nii-öelda, sest ta ütlebki seal ära mingi choke me, mingid niisugused asju, et see on eluohtlik laul. Täpsemini laulu süüdistati ohtliku käitumise romantiseerimises. Ta osales 2023. aastal mingis Vokea Romanie, ma ei tea, äkki see on ka mingi The Voice või midagi sellist, ta võitis selle ja kommentaarideks on mul pandud, et naisrokkar, huvitav sõnum ja seal on ka natuke ooperit, huvitav koostus. 4. Luksemburg, Eva-Maria Mother Nature. Temaga on siis see, et tema üldse armus muusikasse tänu Aleksandr Pakile, kes mängis siis Eurovisioonil seal kunagi viiulit ja ta sai inspiratsiooni sellest, ta tahtis ka õppida kohe viiulit mängima, ta minu arust taval mängib viiulit, kui ma ei eksi. Tema minu arust näiteks isa laivis mängida. Paljud ütlevad, et see on liiga sarnane Birdie laulule Keeping Your Head Up. Mina ütleks, et võib-olla isegi natuke küll. Ja minu jaoks see laul meenutab sellist Florence and the Machine vibe'i. 5. Tšehhi, Daniel Žižka, Crossroads. No tema kohta pole mul mitte midagi huvitavat öelda. Tubli poiss ja kommentaariks. Vokaal tundub hea. Et jah, mõnest ma räägin rohkem, mõnest vähem. Oih, ma loodan, et andestate mulle. No lihtsalt mõnest ei ole midagi huvitavat rääkida. 6. Armeenia, Simon Palomba Rumba. Ja tema kohta ma oskan nii palju öelda, et tema tegelikult alustas tantsijana. Oli üks väga tuntud tantsija Armeenias ja siis ta otsustas hoopis laulma hakata ja see muusikavideo oli väga äge ja tal on ülihea hääl ja ma arvan, et sellest võib üks väga äge äkk tulla, arvestades seda, ta on tantsija, tal on see visioon, visuaal, arusaamaks, et kuidas, mis toimib, mis ei toimi ja võt, ma arvan, et sinna tulevad kindlasti tantsijad ja ma arvan, et see tuleb üks väga äge lavashow. 7. Šveits, Veronika Fusaro, Alice. Ja mis ma oskan selle laulu kohta öelda on see, et ta annab sellist I see red vibe'i, kui te teate seda laulu. Tätist endast ei oska ma midagi väga rääkida niukest. 8. Küpros, Antigoni Jalla või Jalla, ma ei tea, Jalla vist öeldakse. No see on meie väike Love Island girly, kes on kunagi vaadanud Love Islandit. Minu arust Eesti kanalil, for sure, Eesti kanalil näitas ka seda hooaega, kus tema oli. Nüüd ta läks siis Küprost esindama Eurovisionile. Ja minu arust see laul on väga fire ja ma väga ootan, mis ta laval teeb. Ma nägin mingit väikest klippi sotsiaalmeedias, tal oli üliäge outfit. Ma arvan, et see tuleb ka üks selline korralik rahva üles kaaskiskuja ja seal kaasatakse kindlasti rahvast, sest seal on mingid kohti, kus saab nagu rahvast nagu ellu äratada ja mul on siin kommentaar Love Island Beach ja tema kohta oli mul selline kommentaar ka, et Essa laul, mis playlisti läheb. Ma veel ei lisa mitte ühtegi laulu, aga pärast finaali tavaliselt siis mul on nagu rohkem aru saama, mis mulle meeldis, mis mulle meeldinud, aga see on väga suur competitor selleks, et ta võib minu playlisti lennata üks päev. Ja samuti on ka Küpros üks selliseid favoriite. Kas ta just võidab seda, ma ei tea, ilmselt nagu nii mitte, aga ta saab ilmselt väga hea koha. 9. Läti, Atvara Ena. Kunagi on käinud X-Factori saates, aga ei saanud isegi live showdele, ehk siis ta langes suht varakult välja. Ta on töötanud inglise keele õpetajana. Ta õppis Taani meediakoolis, ajakirjandust. Ja ta töötab Läti raadios Star FM. Ja see on mingi ballad. 10. Taani. Sorentorpe Kaardlund Forfikerhjem. Ma ei tea, kas ma ütlesin õigesti. Tema kohta on ikka huvitav fakt, et kui ta oli 17, siis ta proovis või sai siis Taani riikliku, ma ütlen inglise keeles, The Danish National School of Performing Arts ja ta tegi ajalugu sellega, et ta oli kõige noorem inimene, keda kunagi nagu vastu võetud on. Ja kommentaariks on pandud mulle, et äge lavashow, laul on veider. Kui ma ei eksi, siis ta oli ka seal tabeli eespool, aga ma ei saa aru, kuidas. Aga eks näis. Tegelikult ei, oota, see oli see mingi kastivärk vist või? Okei, siis ma saan aru, miks. 11. Austraalia, Delta Goodrem Eclipse. No vot selle tädi kohta oli nii palju infot, ta on vist ikka mingi väga suur tegelane.
Austraalias, ta on vist kõige tuntumaid Austraalia artiste ever. Reaalselt ma lihtsalt nagu lugesin ja ma olin mingi, oh my god, see naine on nii palju jõudnud teha. Alustame sellest, et tal diagnoositi aastal 2003 vähk. Ta vahepeal pani oma karjääri pausile, tuli tagasi. Siis ta on mänginud Netflixi filmis Love is in the air. Minu arust see on nagu mega tuttav film, aga ma ei ole seda näinud. Aga jah, see on väga populaarne Netflixis. Võib-olla keegi teist on näinud. Ta sai oma plaadilepingu, kui ta oli juba 15. Tema üks album Innocent Eyes on olnud üks kõige läbimüüduvaid, mis iganes albumeid Austraalia ajaloos. Ta on teinud näiteks koostööd Celine Dioni, Olivia Newton-Johniga, Tony Bennettiga, Michael Boltoniga. Ta on andnud välja ka parfüümi, mis on üks Austraalia kõige müüduim parfüüm läbi aegade. Siis ta on koos Olivia Newton-Johniga, kes ei tea, kes see on, siis see on see tädi, kes mängib seal Grease, seda Sandit, selles õiges filmis, kus on see John Travolta. Nad tegid siis laulu Right Here With You, see oli siis selle jaoks, et koguda raha vähihaiglale. 2012 aastal ta deitis Nick Jonasega, Jonas Brothersist. Laulu kohta ütlen nii palju, et väga eurolik laul, ballaad ja siis tempo. No selline klassik kombo. 12 Ukraina. Leleka Rhythm. Mingi ballaad. Ega ma rohkem väga infot ei leidnud. 13 Albaania. Alice Nunn. Ta on võitnud X-Factori aastal 2024. Ja mis ma oskan öelda? Krunniga onu. Suht lamp. 14 Malta. Eidan, ma ei tea. Bella. Nii, ta on osalenud Malta Junior Eurovisioonil. Ta sai 2022. aastal teise koha Malta Eurovisioonil, või nagu meile siis Eesti laulud, eks ju. Ja see laul, mida ta nüüd see aasta esindab, on siis esimene Eurovisiooni laul, kus on malta keel alates aastast 2000. Ma ei tea, kas see lause nüüd oli loogiline, aga ühesõnaga. Ja kuna me teame, et Maltal ei ole väga palju inimesi, siis seal on näiteks Eurovisioon väga sees, enamus populatsioonist vaatab seda. Ja tema kohta oskame öelda nii palju, et ta hiljuti tegi sellise kutsus inimesi oma kontserdile ja ta sai 10 000 inimest kokku. Ja see on kõige suurem publiku arv, mis on registreeritud kohaliku sooloartistile, Malta sooloartistile. Seal vist 10 000 inimest kokku saada, et tulla lihtsalt kohaliku artisti vaatama, et see on vist väga suur number seal. Ja aastal 2018 ta tegelikult osales ka Malta Eurovisioonil. Ta on nii palju osalenud Eurovisioonidel, crazy. Ja ta tegi ühe laulu ja see sai plagiaadi kahtlustuse ja siis ta pidi selle ümber tegema. Aastal 2023 ta proovis ka Malta Eurovisioonil osaleda ja siis tal oli laul Regina, aga teda eemaldati võistluselt selle pärast, et ta tegi mingid sotsiaalmeedia postitused oma laulust. I don't know. Ja siis see kuidagi ei meeldinud vist inimestele. I don't know. Ja mis mul kommentaariks on, et meenutab kedagi, ma ei mäleta keda ja äge lavavisuaal. 15 Norra, Jonas Love, ja. Maneskini wannabe. Küll te näete siis, kui te seda akti näete, aga ei saa midagi teha, kui keegi on teinud juba ühe asja nii nagu spetsiifiliselt ära, siis raske on mitte vaadata ja öelda, et see on nii sarnane sellele. See on nii raske. Ja minu arust Norral on ka see, et nad on pigem seal eespool. Minu arust mitte midagi ütleb laul. I don't know. No ja siis meie finaalikene, Austria, Cosmo, Tanshane. Ma ei tea. Mul on selle kohta ainult üks või 2 sõna. Väga halb. Ja ma arvan, et see on ikkagi strateegiaga, sest et Austrias ju toimub see aasta Eurovisioon, ei saa ju saata uuesti ühte väga head laulu. Et peab midagi halvemat tegema, et oleks kindel see, et võitu ei tuleks uuesti koju. Erinevalt mõnest, näiteks siis, kui võitis Saksamaal Lena, see, kes laulis seda Satellite'i, siis tema oli hoopis see, kes oli nagu, ma võistlen ka järgmine aasta enda riigi eest ja ma teen nii, et me võidaks 2 aastat järjest. No ta ei võitnud oma selle teise lauluga, ta sai küll esindada seda Saksamaad uuesti oma võidu aastal nii-öelda, aga ta ei saanud väga head kohta minu arust. Teine, Itaalia, Sal da Vinci per sempre si. Nii ilus, per sempre. Itaalia vanaherra, minu jaoks meenutab sellist nagu süldikat kuskil pubis, aga tundub, et ta on väga populaarne onukene Itaalias. Tema kõige populaarsem laul on Rossetto e Caffè. Ja seda laulu on kuulatud üle
450 miljoni korra. Ja see laul on saanud ka siis double platinumi ja üks kõige striimitumaid laule sellel aastal. Mitte see, mis ta nüüd allab, vaid see mingi see Rossetto e Cafe. Nojah, mitte midagi ütlev laul jällegist. 3. Prantsusmaa, Monroe Regarde. See laul on väga äge. Ja pluss see ongi see neiu, kes on 17. Minu arust kõige noorem artist sellel aastal. Ja see laul ongi segu mingist orkestrist ja ooperist ja ta näeb ise ka nagu üliäge välja. 4. Saksamaa, Sarah Engels, Fire. Ta on osalenud Saksamaa Superstari saates. Seal juhtus selline asi, et teda nagu eemaldati või saadeti koju, siis kui oli selline top 10 voor, aga siis ta toodi tagasi võistlusele, sellepärast et üks teine võistleja haigestus ja siis ta sai hoopis teise koha kogul üritusel. Nii et nagu selline huvitav väike faktike. Mis ma oskan öelda? Ta on veits Fuego Vol 2 ja mis mind tohutult häiris. Okei, laul oli äge, aga neil kõigil olid jalas saapad. Ja minu arust väga vale valik, see tants ja kõik võib näha välja üliäge, aga palun, tšikid, pange jalga kontsad või mingid muud jalanõud. Neil olid reaalselt jalas sellised nagu suured robustsed, mingid roki puutsid, mis tegid need jalad nii suureks ja siis nad ise tõmbusid ka nii väikseks kohe, need liigutused nägid nii nagu tampimis on poodi välja, kuigi laul ise on seksikas, nagu see ise kõik on seksikas ja siis jah, kuidagi ma ei tea, te peate ise vaatama, võib-olla te saate aru, mis ma mõtlen, aga ma väga loodan, et nad panevad kontsad jalga. Need ei pea olema kõrged kontsad, lihtsalt minu arust kontsad lisavad seda, et su keha ja liikumine on palju naiselikum. Nii et ma loodan, et nad teevad selle lükka, sest praegu see tundus kõik niisugune. Vot. Siis viimane, Suurbritannia. Look mom, no computer. 1, 2, 3. No see on jällegi taas üks pigem naljanumber. No tal on mingi edukas YouTube'i kanal. Ta on osalenud Glastonbury festivalil, see on väga populaarne festival. Seda fakti ma kuulsin kuskilt, lugesin, aga siin on mul veel niisugune asi, et ta nimi tuleb sellest, et ta ehitab nagu synthesizers. On ju synthesaator või? Ma ei tea, et mingid asjad, mis töötavad ilma arvutita. I don't know. No tal on väga palju jälgijaid, talle meeldib leiutada, ta nagu näha, ta on näiteks loonud mingi organi. Ei, nad on vist pillid, jah. Siis ma siin koppisin või siis ma ei viitsinud tõlkida. Ma arvasin, ma saan aru, aga ma vist ei saa. Vist see nagu, mis on kirikutes, et selle ta tegi siis Furby mänguasjadest, siis maailma kõige suurem drooni süntesaator või? Ja sellel on ka maailma rekord. Ma ei tea, on synthesizer? Vaatame, kas see on, ma pean kohe aru saama, kas see on süntesaator. Jaa, süntesaator. Wow. Vot sellised laulud on meil siis see aasta. No kindlasti on oodata põnevaid asju, on kindlasti asju, mis ei ole võib-olla nii põnevad. Kes, ma arvan, et võidab? Soome. Kas Eesti saab finaali? Ma pole kindel. Ja kas on keegi musthobune? Ma arvan, et isegi Küpros võib siin tulla ja teha natukene. Ühesõnaga, sa võid alla jätta kommentaare, mida sa kõige rohkem ootad, kes sulle meeldib, mida sa veel tead, mida ma ei maininud siin. Ja mis seal ikka? Soovin teile ilusat Eurovisiooni vaatamist ja loodetavasti see video oli teile abiks, et natukene tegin teile siin eeltööd ära, et nüüd te saate sellise mõnusama olekuga seda Eurovisiooni hakata vaatama. Ja jah, ilusat õhtut teile! Tšauki, tšau!